mis on lihtne keel ja kellele see mõeldud on. Lihtne keel on kõige laiemas plaanis mõeldud lugemisraskusega inimestele. Ehk siis intellektipuudega inimesed, lapsed, vanurid ja ka kärsitud inimesed, kes lihtsalt tahavad oma infot kiiresti kätte saada. Ja loomulikult ka näiteks need inimesed, kelle emakeel on mingi muu keel ja kes üritavad siis näiteks siin Eestis eesti keeles hakkama saada. Lihtne keel on pisut sarnane selgele sõnumile. Et selge sõnum on siis selline keel, mida siis seavad endale eesmärgiks kõik meediakanalid ja poliitikud, et nende sõnum jõuaks paremini kohale, oleks lühike, värske ja nutikas. Lihtne keel on natukene erinev sellest, mõte on sama, et mõte jõuaks kohale, aga lihtsa keele puhul ei kasutata näiteks mingit nalju, vaimutsemist, teravmeelsust, sest see võib tekitada segadust. Ja lihtsa keele puhul on see, et sellest peaks aru saama keskmine intellektipuudega täiskasvanud inimene. Selleks, et oleks lihtne keel, siis ongi oluline seda teksti testivad vähemalt 2 intellektipuudega inimest. Neid testimisi saab ka teha isegi siis, kui need inimesed ei oska ise lugeda. Kõik sõltub testijast ehk siis tavaliselt tegevusjuhendajast, kui palju ta suudab vahendada seda, mida tema kliendid vajavad ja tavaliselt ka tegevusjuhendajad ehk siis testijad pakuvad paremaid väljendeid ka, kuna nad tunnevad sihtgruppi. Veakoht ongi selles kohas, et kui inimene on natukene akadeemilist maailma nuusutanud, siis tal paratamatult on sõnavara laiem kui keskmisel intellektipuudega inimesel ja ei pruugita ära tunda neid sõnu, väljendeid, mis võiksid olla keerulised. Kõigepealt vaatab siis keeletoimetaja üle, et mida saaks lühendada nii sisu poolest kui ka lauseehituses. Järgmine etapp on siis lihtsa keele ekspert, kes on siis inimene, kellel on kokkupuuteid intellektipuudega inimestega ja tema vaatab selle pilguga üle, et kui ta juba tunneb ära, et ahaa, see koht on nagu keeruline. Ja siis tema saadab keeletoimetajale selle asjad tagasi. Keeruline lauseehitus, siis nad jõuavad sellest lausest teha mitu seost, mis annavad tulemuseks hoopis ootamatu vastuse. Ja see pöörab informatsiooni, mida soovite anda, täiesti vastupidisekski. Meie võtame ette teksti ja hakkame seda läbi lugema. Nii et kuna meil kõik ei ole lugejad, siis me ise loeme ette ja küsime tagasisidet, et millest aru saadi. Me oleme juba natukene hakanud aru saama, millised sõnad on täiesti mõistetamatud ja siis me proovime kuulata, et mis on seletused, nendepoolsed seletused sõnadele. Et kui ka on huvitavaid hetki, kus mõni minu arvates keeruline sõna on erivajadusega inimese poolt lahti seletatud, siis järelikult see keeruline ei ole. Ja meie kontrollime üle, kas seal on veel mõistetamatuid kohti või keerulisi sõnu ja siis me saadame tagasiside ja parandatakse tekst ära, kui on vaja. Lihtsasse keelde tõlkimist ei saa teha igaüks, sest peab kokku puutuma eriliste inimestega, kes on lihtsa keele kasutajad. Lihtne keel on tiimitöö. Seda ei saa teha mitte keegi üksinda ja sinna ei saa mitte keegi panna ka oma autogrammi alla. Et alati on ju võimalik veidike viimistleda ja veel paremini öelda. Lihtne keel on selline koht, kus ei saa kunsti teha. Seal tuleb järgida reegleid ja mida lihtsam, seda parem. Tihtipeale see lihtsas keeles tutvustus ongi selline nagu sisu kokkuvõte, konspekt või lihtsalt väike tiiser. Kui inimesed juba on paar korda seda logo näinud, siis nad tunnevad ära, et selle logoga märgistatakse tekst, mis on lihtsamini aru saada. Lihtsa keele kokkuvõtet peaks hakkama pihta umbes samal ajal kui seda ülejäänud teksti. Aga kui on pikemad tekstid, siis võiks olla mingi viide selle kohta, millest jutt üldse käib. Avaliku ruumi disainis rohkem kasutada
ausalt öeldes see, kui infot on natukene rohkem, siis ei jookse mööda külgi maha. Lihtsalt keetu kasulik rääkida muuseumis ja mujal. Keegi võiks selle, kuni sa aru siis. Võiks olla niuke inimene, kes väga hea näite on ajakiri Vaimupuu. Ja mis on hea, kui on head lühikesed tekstid, et arusaadav oleks kõigile.